Ahoi sõbrad, kui elu kostitab sind rabarberitega, siis tuleb teha rabarberikooki. Kui sind huvitab, kuidas tehakse klassikalist rabarberikooki või peseekattega rabarberikooki, siis keri julgelt tagasi, sest seda kooki ma tegin eelmine aasta. Aga täna me valmistame rabarberikooki iiriste ja mandlilaastudega. Nii et head vaatamist, aga kõigepealt ma tükeldan rabarberid ära. Rabarber sai nüüd tükeldatud, seda on peaaegu 5-liitrine kastrolli täis. Nii palju rabarberit muidugi koogile ei lähe, aga vaja oli see ära tükeldada. Eks näeb, mis ülejäänud rabarberist edasi saab. Aga nüüd me jätkame koogi edasi valmistamisega. Nüüd on vaja umbes 150 grammi toasooja võid mikserdada, umbes 4 detsiliitri suhkruga. 1 detsiliiter on äkki 8 supilusikatäit. Aga mina panen umbes. Selles pakis on 200 grammi võid, meil on vaja umbes 150 grammi toasooja võid ära mikserdada. Aga ühesõnaga on vaja 150 grammi toasooja võid ära mikserdada 4 detsiliitri suhkruga ja see niinimetatud 50 grammi võid, mis siia järgi jääb, see läheb pärast iirise kattele. Kuna see või päris toasoojalt selline pehme ei ole, mida kohe mikserdada saaks, siis ma panen ta umbes minutiks või järgmisel juhul 2 mikrouuni sulama. Mul oli see või ainult 2 minutit uunis ja juba on see päris vedel. Et minutist oleks piisanud. Igal juhul me lisame siia umbes 4 detsiliitrit suhkrut. Ehk on see umbes nii palju, ma arvan, et mingi 8-10 supilusikatäit. Peaksin olema küll seda suhkrut. Ja mikserdame selle suhkru ja või ära. Vaniljet ei pea panema, aga ma panen 1 teelusikatäie vaniljet ka, ehk saab parem. Ja mikserdan veel natukene. Ja lisame nüüd siia jaokaupa 3 muna. Paneme 1 muna, mikserdame, teise muna, mikserdame, 3. muna, mikserdame. Ja nüüd lisame sellele segule umbes 3 detsiliitrit jahu. Ma arvan, et ehk siin on. Ja lisame sellele segule ka 1 teelusikatäie küpsetuspulbrit. Nüüd mikserdame selle segu ära. Taignasegu sai valmis ja nüüd lisame sellele taignale umbes 400 grammi tükeldatud rabarberit. Ma panen umbes. Ja segame selle rabarberi siin sees segamini. Ja nüüd asetame selle segu vormi. Sellest taignast ma sain 1 sellise ja siis veel 1 sellise väikese. Ja nüüd ma panen need rabarberikoogid ahju ja küpsetan neid 200 kraadi juures umbes 30 minutit. Vahepeal teeme valmis iirise mandlilaastude segu, mis läheb rabarberikoogi peale. Selleks me asetame kastrolisse 50 grammi võid, mis enne meil järgi jäi tervest pakist. Ja 150 grammi iiriseid. Mul on siin terve kilo, nii palju ma muidugi ei pane.
Ma panen umbes sisetunde järgi. Aga iirised on head. Siin on või ja iirised. Ma panen selle pliidile ja hakkan iiriseid sulatama. Juba vaikselt sulab. Sellele segule tuleks nüüd lisada veel 1 detsiliiter vahukoord. Mul üks väike pakikene on, selles on 200 milliliitrit vahukoord. Ma lisan selle ära. Ja jätkan nüüd selle segu sulatamist vaikselt ja rahulikult. Hakkab juba looma jätada. Juba vaikselt sulab siin. Ja kuna selle iirise segu sisse lähevad ka mandlilaastud, siis ma eile sain temust sellise pakikene, toppisin siia sisse juba granulaid, linaseemneid, rosinaid, kookoselbeid ja seesamiseemneid, mandlilaaste. Nüüd saame ära testida, kuidas see toimib. Igal juhul on mul siia selle iirise segu sisse vaja ka mandlilaaste, nii et võtame siit siis mõned mandlilaastud. Vaatame, palju siit tuleb. No, sa nuga ei tahagi tulla. Okei. Võib-olla mõni teine asi tuleks paremini, aga mandlilaastudega on nagu on. Tundub, et need mandlilaastud ma pean kuidagi teisiti kätte saama. Juh, ei tii. No need sellisest kogudest pole mul hetkel abi, et mis seal ikka. Nii et mandlilaastud sellesse aparaati ei sobi, nagu näete. Jah, ta annab mulle mingi minimaalses koguses mandlilaastet, see ei ole okei minu jaoks. Iirise segu on valmis. Ma vahetan lusika kulbi vastu ümber ja katan selle koogi iirise kattega. Ja nüüd, kui need koogid on kaetud maitsva iirise kattega, siis ma panen need koogid uuesti ahju 200 kraadi juurde umbes 15 minutiks. On aeg kook ahjust välja võtta. Milline imeline iirise lõhn. Minu rabarberi kook iirise ja mandlilaastudega on nüüd valmis. Selle erinevusega, et veel on vaja natukene oodata ennem, kui see sünnib lahti lõigata ja suhu pista. Kuna mul said mandlilaastud otsa, siis ma mõtlesin, et ma panen kaunistuseks natukene kookoshelbeid siia peale. Mandlilaastud sobiksid ilusti siia kaunistuseks veel peale ka, aga mul lihtsalt ei ole rohkem mandlilaaste. Ma jätan nüüd selle rabarberi koogi iirise ja mandlilaastude kattega jahtuma ja siis pärast degusteerime. Kooki sai päris palju, aga nüüd võiks ka tükikese kooki maitsta. Koogike nagu koogike ikka. Haput maitset on tunda, iirist on tunda. Mandlilaaste ehk oleks võinud rohkem olla, aga võib-olla ei oleks pidanud ka. Hapukust on parasjagu. Proovi järele. Maitseb nagu toskakook. Tegelikult see ongi toskakook. Aga kuna ma olen eestlane, siis mulle meeldib asju nimetada eestipäraselt
ei mingit toskakooki, vaid lihtsalt rabarberikook iirise katte ja mandlilaastudega. Ja nii lihtne see ongi. Tšau!